Kas teadsite, et keskmiselt võtab maja ehitamine aega 7 kuud? Maailma kõige kauem ehitatud maja pole siiamaani valmis saanud ning maailma kõige kiiremad majad tulevad hiinlaste 3D printerist, mis prindib neid välja lausa 10 tükki päevas. Muidugi nüüd mitte selliseid pisikesi maju, vaid ikka suuri. Tere tulemast vaatama saadet Noor meister! Me otsime üles Eesti parimad kutsekoolide õpilased ning paneme nad enda erialal proovile. Päris mitu noort on juba võidukrooni pähe saanud. Saade on täis pinget, võidurõõmu ja kaotuse pisaraid. Häid tegijaid on palju, aga igal erialal saab olla ainult üks noor meister. Tere! Mina olen Sander Rebane. Tere! Mina olen Piret Krumm ja kohe hakkab meie noore meistri saates laaste lendama. Ja täna on tõepoolest teie ees kõige kuldsemate kätega noored ehituspuussepad, kes 2 järgneva ülesande jooksul oma oskused proovile panevad. Ja kuna maja ehitamine on ikkagi tiimitöö, on koolid välja pannud 2 meeskonnad. Meie tänased võistlejad on kiired ja täpsed Tallinna poisid Joonas ja Martin. Mina on täpne. Ole kiire. Me täiendame teineteist hästi. Lõbusad sõbrad Rakverest Karl ja Samuil. Ma arvan, et meie omavaheline suhtlus on meie üks parimaid külgi. Ning võistluse veteranid Ida-Virumaalt Ilja ja Konstantin. Илья 2 раза, я 3 раза участвовал. Но мы приехали сюда выигрывать. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Tähelepanu, saagu valgus! Esimeseks ülesandeks on ehitada mängumaja karkass. Lõigata joonise järgi täpsed detailid, voolida puidust välja erineva kujuga tapid ehk ühenduskohad ning need omavahel õigesti kokku panna. 3600 on need pikad, eks ole, ja lühikesed on 3 meetritest pealt siis 2 tükki. Materjali kasutus tuleb enne lõikamist väga hoolega läbi mõelda. Puitu on täpselt õige kogus ning kui midagi läheb valesti, tuleb küsida lisamaterjali. Esimesed 2 tükki saab niisama, aga järgmiste eest tuleb juba miinuspunktides maksta. Kõige rohkem kardame seda äkki, et pikkusesse lõikame valesti, lõikame liiga lühikesed. Juppe saab alati laiemalt tegata, aga pikkusesse juurde ei saa panna. Kardame kõige rohkem märkimist. Kõige valesti märgid, siis õiged mõõdud ei tule. Hakkavad asjad omamoodi minema paigast. Ei sobi kokku just. Väga õige! Selle töö puhul on põhireegel 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Täpne mõõtmine ja märkimine on siin võistluses määrava tähtsusega. Kogenud Ida-Virumaa poisid Ilja ja Konstantin on selle juba kiiresti ära teinud ja asuvad esimesena saagima. Poisid lasevad nagu liini peal. Aga tundub, et midagi on valesti. Kas mõõtsite ikka 9 korda? Мы ошиблись в размерах. Нам пришлось, можно сказать, вернуться к нулю. Все заново как бы делаем. Так получилось, что взяли не тот размер. Нервы, стресс. Ai, see lööb kohe alguses poistel materjali arvestuse segamini ja ma ei hakka üldse kaotatud ajast rääkimagi. Aga olge edaspidi ikka tähelepanelikumad, sest kohtunikud jälgivad väga pingsalt iga teie liigutust. Tänast võistlust hindavad Eesti Puitmajaliidu kutsekomisjoni liige ja Hiiumaa ametikooli palkmaja ehitaja juhtõpetaja Andres Veel. Rakvere ametikooli puitkonstruktsioonide ehituse õpetaja Raiko Kaasik ja Kuressaare ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja Andres Meisterson. Tundub, et Rakvere poistel, kes küll alguses mõõtmisele palju rõhku panid, on tekkinud esimene probleem.
kusagil on mingi viga sisse tulnud ja tapid ei sobi omavahel kokku. Freesimise käigus läksid tapid valesse kohta. Freesimine on tappide silumine, et saad tapid puhtaks ilusti, siredaks. Mina ei freesinud. Mina freesisin sellega ja siis sealt hakkas need vead tekkima. Siin on vist tõesti liiga palju freesitud, aga kuidas seda nüüd lahendada? Hea mõte, ehk saab jõuga asja paika. Aga ei tasu unustada, et selleks, et maja sirge tuleks, peavad diagonaalid ka klappima. Sent on vahe. Ega siin ei jäägi muud üle, kui uus detail välja lõigata. Ma sain detaili valmis kõik ja siis pidin hakkama natuke rohkem maha võtma. Ja siis ma võtsin vale saega ette ja saagisin terve selle pool tapi maha. Oba! Tundub, et poisid on siin täitsa Pandora laeka lahti teinud. Joo. Väga pole igav. Tegime uue. Võtsime uue materjali ja tegime uue. Meil ei ole midagi muud üle. Täpselt nii, mis kehvasti, see uuesti. Aga käsi võib igal ühel vääratada, isegi muidu nii täpse käega Tallinna poisil Joonasel. Ja, lendas nagu tükk ära. Siin oli oksakoht lihtsalt ja siis oksakohast murdub ära see tükk ja ongi kõik päris lihtsalt. Kuna need vahed on nii väiksed, siis Otsime lihtsalt uue tükki ja alustasime uuesti selle tükki. otsis oksi ka väga, okei, seal on. See ei puuduta mind. Iljal ja Kostjal selliseid masinapsakaid ilmselt ei juhtu. Nemad teevad keerulisemad tapid hoopis käsitsi. Eks ehituspuussepatööd ongi võimalik väga erinevat viisi teha, aga põhiasi, mis inimest selle eriala juures hoiab, on ikka sama. Meie kohtunik Raiko teab täpselt, mis see on. Minu jaoks teeb selle eriala toredaks just materjal. Kas ta on siis mööbliesemena või on ta siis mingisuguse puitkonstruktsioonina, installatsioonina, mis iganes variantidena. Ehituspuussepana olema saanud hästi palju erinevates projektides kaasa lüüa. Näiteks olema osalenud mitmel aastal Rakvere jõuluinstallatsioonide väljatöötamisel. Minu poolt tuli siis idee täiustamine, konstruktsiooniline pool ja koos õpilastega siis valmistasime neid. Et ei ole see, et mina ja linnakunstnik tegime seda ainult, vaid koos Rakvere Ametikooli õpilastega. Et see on väga loominguline töö. Aga lähme tagasi võistluse juurde. Rakvere poissi jälitavad endiselt tähelepanematusest tekkinud äpardused. Mul on nagu kraadid ei ole meeles. 20 kraadi pidi olema, aga pidin märkima. Jättis nulli peale selle. Ehk siis ei pannud kraadi. Ma lõiksingi selle välja. Siis lõkkasime selle 20 kraadi ja nüüd üritame selle kuidagi sinna panna. Me rohkem väga materjali ei hakka võtma minnes punkti. Tere poisid! Ma vaatasin, teil oli ikka väga pikad näod peas. Kuidas siis läheb? Ütleme nii ja naa. Nii ja naa. Vaatasin, et maja on juba täitsa mõnusalt kõver teil siin, et kisub nagu natukene nagu siin kisub ära. Mis siis juhtus? Pole loodis väga. Pole loodis, jah? Ja siis midagi on tapid valesti. Aga midagi parandada enam ei saa või? Äkki saab ma. Teil on sellised. Ütleme, need vead on täitsa võimalik ära peita, nii et neist väga aru ei saa. Võtame mingi jupi ja paneme liimi vahele ja siis kui vaja, siis saame seal ilusti ära. Mulle meeldib see teie positiivne suhtumine, te vähemalt nagu siin küll olite suures masenduses, aga vähemalt olite rõõmsad. Alati peab rõõmsad. See ei tohi alla anda, vaid tuleb nagu lõpuni välja pingutada. Siin naabripoistel oli teil ikkagi täitsa viltu kogu see asi, aga teil on ikka juba, peab ütlema, päris sirge, natuke logiseb veel. Kuidas te selle paika saate? No need lähevad nendega tugevaks. Aga üks küsimus veel, mina kui tõeline ehitusprofessionaal. Tahtsin küsida, miks te siia liimi ei pane? Kes see liimi paneb? Okay. Vanal ajal ka liimi paneb. Okay. Ei pandud vanal ajal, oleme pandud liimi. Aga kruve ei pandud ka vanal ajal. Kuidas muidu läheb selle kogu projektiga praegu? No, alguses olime natuke maha jäänud, aga nüüd jõudsime järgi. Aga võib-olla tegite õigesti, et 9 korda mõõda, 1 korra lõika. Jõudu! Aitäh! Aisas Sinder, nüüd sa vist küll sõnusid ära. Kohe ongi poistel nagu tellitult mõõtmisprobleem käes. Üks diagonaal läks
liiga lühikeseks. Ehk siis 9 korda mõõda ja 1 kord lõika siis, sest ma ei teinud. Ma mõõtsin liiga väikse jupi välja ja siis lõikasin kohe ära, ei oleks pidanud kohe lõikama. No, eks kohtunikelt saab materjali juurde, aga proovige rohkem vigu mitte teha, sest järgmise laua saate ainult miinuspunktide eest. Kuidas läheb? Идет хорошо. Сейчас занимаюсь стропилами. Есть в этой конструкции 2 вида стропил. Самые легкие, которые будут, и есть 2 заковыристые стропилины, которые надо вымерять. Just täpselt. Sarikad on tänase ehitise juures ilmselt üks kõige keerulisem osa, eriti otsmised, niinimetatud 3D-sarikad. Tuleb 3D all nurgad lõigata, ehk siis horisontaalselt ja vertikaalselt. Põhimõtteliselt siit on siis läbilõige ja siis veel kalda all ka lõige. Lihtne. Me ei ole selles osas väga enesekindlad. 10 palli süsteemis või 5. 5 jah, ma kuskil niimoodi. See on nüüd 50-50, kas tuleb välja või ei tule. Над ними надо больше думать будет. Ja, sarikatega on tõesti tükk tööd. Sander, senikaua kuni poisid katusel turnivad, on sul meile lihtinimestele äkki mõni puutöö nipp jagada? Saagimine. Tundub imelihtne. Aga kas sa seda tegelikult ka õigesti teed? Korraliku saagimise aluseks on täpne mõõtmine. Võta endale käepärane mõõtevahend ja terav pliiats. Järgmisena märgi materjalile see mõõt, mida sa välja lõigata soovid. Et töö veel täpsem saaks, tõmba ette joon. Selleks võib näiteks kasutada sae selga, mis ideaaljuhul on alati 90 kraadi. Ideaalis võiks kasutada ka sirgelt lõigatud toetusklotsi. Lõigata tuleb sealt poolt joont, millist tükki sa ei soovi kasutada. Mina hetkel soovin näiteks kasutada seda tükki, mis tähendab, et ma lõikan siit poolt joont. Selleks, et saagi korralikult juhtida, tuleb see fikseerida nimetissõrmega. Alusta vaikselt. Ja sae hambaid tuleks kasutada kogu raha eest, ehk siis kasuta sae kogu pikkust. Ja selleks, et puidust tükki välja ei lööks, lõpeta ettevaatlikult. Ja ongi saetud. Vaat nii detailse õpetusega saaks ehk isegi minusugune saagimisega hakkama. Tere, kas võib sisse tulla? Olen vaatan, et teil siin see maja on nii lõpuks ometi sirgeks saanud. Mis te teete? Otsasarikad. Te peate märkima selle peale ära ja siis lõikame selle nurga täpselt selle järgi, kuidas te siit märgite. Jep, just nii. Kumb teist selle vastutuse siis võtab, et nagu sina või? Ma arvan, peame vist võtma, jah. Aga Karl teeb ka midagi või lihtsalt hoiab sul seda klotsi seal üleval? Ma panen ta märkima. Sa paned ta märkima? Okei. Mulle tundub, et sa oled sündinud tööde juhataja. Aga mis siis saab, kui see nüüd valesti läheb? Siis peab lisamaterjali võtma. Lisamaterjali tähendab üks trahvipunkti. No ma siiralt loodan, et te siis ei pea võtma endale seda lisamaterjali. Loodame sama. Aga kuidas töö läheb? No mis ta läheb? Lõpusirgel hakkame jõudma. Hakkate jõudma, kuidas on? Maja on sirge, kõik on hästi? Jaa. Okei, ma tahaks nagu nokkida teie töö kallal midagi, aga... Nokkida on päris palju. On päris palju nokkida või? No näita mõni koht, mis on nokkida. Noh, näiteks see sama vahe siin, siit väljast vaadata. Ja ma näen, et selle sarikal seal üleval on ka, et vahe hakkab nagu tekkima. Aga mis sellega siis tehakse? Võtame natuke maha ja siis ta peaks kokku minema. Aga soovin teile edu ja jõudu ja jätkake oma tööd, ma ei sega teid. Jah. Kuidas teil läheb? Hästi. Ma vaatasin, et teil on seal, vaata seal üleval on mingisugused, näed, ma näitan sulle kohe. Ja sa näed, sul on siit mingid nurgad puudu. Mis siin juhtus? No, see oli lühike probleem. Mõtleme see lahendada pärast. Okei, ja kuidas te selle lahendate? Panete mingid klotsid sinna või? Töösekret. See on töösekret. Kõik ehitajad, kui te tahate tulevikus sükust asja, siis tulge Ilja juurde. Tal on töösekret olemas ja sellega saate lahendada selle. Ida-Viru poistel näib tõesti mingi salarelv olevat, sest samal ajal, kui teised poisid alles viimaste sarikate kallal nokitsevad, teevad nemad juba risti, mille otsa sarikapeo pärga riputada. По
плотницким традициям, если возводится крыша, то необходим венок. Венок ждем моей бабушкой. Vanaemal on kindlasti hea meel, et esimesena valmis saite. Aga kas sellest saab ka võidupärg? Saite kõik need väiksed vead parandatud? Jah. Saite, jah? Mis siis tegite seal üleval? А вот... Это sekret. Jaa, sekret. On teil siuke tunne, et see on võidumaja? Võib-olla, jah. Kui minu arvamus küsida, siis nende kvaliteet, ikka on näiteks tükid on välja lennanud ja siis on tagasi liimitud need või ma ei teagi, mis seal tehtud. otsatarikas vastasmeeskonnal on joonise põhjal on neil valesti tehtud. Alumine tapp, mis peab ülemise vööga olema, et see on liiga suur. See, et nad esimesena valmis said, see ei tähenda, et nad kõige rohkem punkte saavad. Ta ei pruugi olla 100% töö tehtud. Конечно, могло быть и лучше, но мы довольны своим результатом. Kas siin räägib nüüd kaotuse kibedus või tegid Ida-Viru poisid tõesti kvaliteedis järeleandmisi? Eks seda otsustavad pärast kohtunikud. Aga proovige nüüd enda majad ka valmis saada. Lugupeetud võistlejad, kõigest 10 minutit on ehituse lõpuni jäänud. Rakvere poistel on tuli takus. Kõige keerulisem osa on veel jäänud, aga aeg on praktiliselt kohe otsas. Martin ja Joonas pakivad juba asju. Mis asja? Teil ei ole ju veel valmis. Sattusime pingesse peale seda siis, kui vastasmeeskond lõpetas oma töö ja siis meil hakkas pärast seda asjad natuke allamäge minema. 2-3 lõiget läksid siis valesti ja siis tänu sellele jupi istub peale. No meil lihtsalt polnud midagi enam teha, me oleks pidanud hakkama uut materjali juba otsima, et kuna see on mõistlik ja aega oli nii vähe, siis jah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Võistlus on lõppenud. No kuidas läks siis? Muidu läks hästi, aga lõpus need, nagu me ütlesime, et lõpusarikad lähevad raskeks. Ei saanud kumbagi, seda ei saanud külge. Üks oli valmis. Okei, kuulge, tublid olite. Pikk tööpäev on selja taga. Mis siis juhtus, miks te lõpuni ei jõudnud? No põhimõtteliselt 2 nurka rikkusid kõik ära, põhimõtteliselt need nurgad. Et kui nüüd oleks ilusti välja tulnud, siis oleks hästi läinud. Laseme kohtunikel asjad üle mõõta. Mõõtudega enam-vähem, aga mõnede sõlmede ja tappide puhul on siin nagu olnud mõõdalaskmisi, et on üritatud, on nagu valesti läinud poistel, on üritatud seda siis paigata või ringi teha. Kõik, mis siiamaani nagu näha on sellega võib rahule jääda. Mõõtlused on järgitud, tappide sõlmede puhul on kvaliteet, võiks öelda, jooksvalt ühtemoodi. Ei ole selliseid apsakaid, et midagi on üleliigselt ära lõigatud ja seda peab hakkama kuidagi tagasi panema. Maja on pisut madalam, kui joonis ette näeb. Hästi on see, et on valmis. Mõnede möödalaskmiste juures on nad üritanud oma vigu nagu parandada ja kas kleepinud või siis kruvidega pannud mõnele kohale puitu tagasi, et see võib-olla ei ole ka nüüd just kõige parem, aga näitab, et on vähemalt püütud viga parandada. Meie esimene võistlus on lõppenud, kuid mitte miski pole veel otsustatud. Ja meie järgmine klient on juba kohal. No tere, sõbrake. No kuule, mis sa tahad? Oi, tere, Üllar. Tere, tere. Ma nägin, sa tulid koos oma sõbraga. Mis mure tal on? Tal on see mure, et ta tahaks kuuti. Aga spetsiifilist. Rääkis mulle oma koera murest. Ta oleks vaja 2 tuba, akent, ust ja lahti käivat katust. Aga Üllar, sul on endal kuldsed käed. Miks sa ise talle kuuti ei ehita? Minu kuldsed käed jäävad mõnele teisele alale. Ma olen alati mõelnud, et kui on vaja midagi ilusat, siis kutsub professionaali. Aga vaatame, võib-olla meie noored meistrid suudavad selle koera kuudi sulle valmis teha. Mine tea. Võistluse teiseks ülesandeks on teha valmis koerakuudi karkass. Kuudis peab olema 2 ruumi, aknaava, uks ja lahti käiv katus. Viimane otsustav pingutus. Tähelepanu, saagu valgus. Alguses jooksis muidugi mõte kinni. Aga miks see varieerub on?
jaoks ja mõõdud. Aga see on see, kus piiris me võime olla või? On küll. aga need mõõdud ajasid natuke segadusse, et ei olnud kõike välja toodud, pidid isegi natuke oma peas välja mõtlema. Teeme see 650, eks ole, kõrgus. Ja selle vaatame jooksvalt selle aknava. 1,5 tundi on koerakulli jaoks ikka väga vähe. Ühel pool on Kalle. No siis võikski ju, kui ongi siin, ütleme. Siis olekski idalt oleks kõrge ja siis läheb allapoole. Sest vesi oleks ju katusel sinna kuudi taha. Ida-Viru poisid suhtlevad omavahel vist telepaatiliselt, sest erinevalt teistest ei pea nad pikka plaani, vaid asuvad kohe kiiresti detaile välja lõikama. Мы не думали. Мы делали. Мы делали в училище миниатюрный домик, и он послужил нам стартом для нашей работы. Aga teised võistlejad ikka veel mõtlevad. Aga me peame hakkama mõõdust ka tegema. Mõtleme ise välja. 50. Jah, tahame kokku midagi. Ja meie koostöö ei sojunud just kõige paremini selles ülesandes. Katuse siis teeme põhimõtteliselt siukse. Ma ei saanud väga Martini algsest plaanist aru. 2 tuba. Võib-olla ma ei osanud väga hästi selgitada Joonasele. Plaanid olid erinevad ja me ei suutnud kokkuleppele jõuda kumba teha. Missuguse teeme? Mis teeb siis? Kuna me koolis otsustasime, et mina olen siis nii-öelda boss, siis mina otsustasin, et teeme minu plaani järgi. Loodan, et siin nüüd päris tülli ei minda. Ei tülli läinud, selles mõttes, et mu tüdruku pole. No selge. Peaasi, et töö saab tehtud. Kas sul on, Illar, ka niimoodi, et kui tunned sellist puidulõhna, siis hakkavad käed kuidagi sügelema või? Nii hull ei ole. Nii hull ei ole? Jah, aga kuna ma olen juba 15 aastat maamaja omanik, siis loomulikult esimesed tööd selle päris alguses tegin ma kõik ise ära. Ja kõige suurem töö oli lagede puhastamine niimoodi, et vanad laelauad värvi alt välja, taldlihvijaga üle. Oi, siis panid tagasi pärast kõik? Ja kõik tagasi. No ma ei teinud seda üksi loomulikult. Selleks ajaks oli minu poeg Karl Robert juba nii pikk, et talad tegi tema. Aga see võttis mul 6 aega järjest ja näed, mul pöial ei ole siiamaani normaalseks tagasi läinud. Kuuma puhuriga võtad laua paljaks, eks ole, selle kaabitsega iga millimeetri, sentimeeter haaval. Ja. Seda pakkume oli mingi 100 ruutmeetrit. Ebaprofessionaalina aga ei oska öelda, kumb nagu eespool on oma. Nemad või nemad. Silm nähtavalt, eks ole. No seal on silm näha kohe, eks ju. Ja, tundub, et see on nüüd talle kõige südamelähedasem. Siia hiilista kohe ligi. Ja. Seal ta veel ei saa aru, mis seal tehakse. Ärme neid siis rohkem enam sega. Jah, endal oleks ka mage, kui teed proovi ja mingi tisler käib selja taga ja seletab. Jah, keegi käib passimas kogu aeg. See 100. Valet pidi võitma. Ma vist lähen sealt platsilt kohe kiirelt minema, et ei jaksa olla sõna. Ai, nagu kummipaelaga näppardused Rakvere poistel kannul. Motivatsioon natuke ikka langeb küll. Samas paistab neil alati lahendus varnast võtta olevat. Siia paneks vahe selle, siis saab selle ära kinnitada ja siis saame siit lõigata jupi juurde. Aga aega pole enam palju jäänud. Näib, et Tallinna ja Rakvere poisid kulutasid alguses liiga palju aega planeerimise peale. Loodame, et see tasub ka siis täpsuses ära. Võistlejad viimased pingutused, sest teil on jäänud ainult 1 minut. Viis, 4, 3, 2, 1. Võistlus on lõppenud.
siis polnud enam midagi teha, kui ei jõudnud, siis ei jõudnud. Järgmine kord tuleb paremini. Ja mis siis juhtus, miks te valmis ei saanud? Algul arvutasime valesti, saime pihta, kus valesti on ja siis oli vilja. Väga hea mõte on teil selline nii suure kaldega katus teha. Olete ise ka koera omanikud või? Ei ole. Lihtsalt olen näinud sihukest ja siis tuli kohe mõte sellisena. Aga ärme lase sellel poolikul tööl raisku minna, ma arvan, et te võiksite ikkagi kunagi selle ära lõpetada. Eks näis. Eks näis. Mis tulevik toob. Temal tundub küll olevat kodune tunne. Ta ootab siin, et nüüd seinad ümber saaks ja katus peale, aken ja uks ja... Ja kus teil pidid siis tulema uksed, aknad? Uks pidi siia tulema ja siis aken oleks ka tulnud siia, päris suur. Aga Kalle on teil vist, peaks isegi ütlema, et kõige väiksem kõikidest võistlejatest. Mis te siukse otsuse tegite? Sellepärast, et muidu kaotab kuudi kõrguses siis. Et siin oleks siis taga oleks ka ruumi. Selle kodu puhul tundub küll, et meie sõber tunneb ennast väga mõnusalt juba. Nojah, päevitama on võimalik ronida katusega. Aga poisid, teie saite nüüd, kas saite täiesti valmis? Ei. Мы еще не успели зафиксировать крышу по бокам, чтобы она не двигалась, и дверей нет, и окон. А сколько времени должно было быть? Ну, час-полтора, если не торопиться, то да, за час-полтора можно успеть. Делаем так, что через пару часа собака придет смотреть. Можно. Снова? Почему бы нет? Хорошо. Неплохо. Tundub, et koer on oma lemmiku valinud, aga vaatame, mida ütlevad selle kõige kohta kohtunikud. Kohtunikud mõõdavad kuudid üle, liidavad ka esimese ülesande punktid ja õige pea selgubki, kes on täna parim. Kaks pingelist võistlust on läbi. Ning teie ees olid Eesti parimad noored ehituspuussepad. Ma arvan küll, et me võiksime võita. Me tulimegi siia võitma, mitte mingit lolli mängima. Kuid üks meeskond oli teistest veidikene üle. On meil võimalust võita. Meie jaoks tundub see võit praegusel hetkel väga kaugel olevat. Selle aasta noored meistrid on... В целом я 3 раза уже участвовал, так как в предыдущие года не получалось. Но в этом году мы приехали за реваншем и думаем взять победу. Martin Mägedi ja Joonas Tillo Tallinna ehituskoolist. Täiesti ebareaalne. Palju õnne, poisid! Siin on teie kroonid. Tallinna ehituskooli töö vastas kõige rohkem ette antud projektile ja ehitus on selline valdkond, kus mõõdust tuleb kinni pidada. Et kui hoonel on ette nähtud, et ta on sellise kõrgusega, siis ta peab olema. No poisid, väga keeruline päev oli selja taga. Te ei saanud kumbagi oma projektidest valmis. Miks te arvate, miks te võitsite? Võib-olla meil olid ühendused kõige paremad ja meie põhimõte oli parem. Aga te läksite omavahel lõpus natukene ka raksu. Kas te nüüd lepite ära? Ikka jah. No leppige muidugi ära. Palju õnne, poisid. Tubli töö. Ja palju õnne ka kõigile teistele. See pingeline võistlus ongi tänaseks läbi saanud. Järgmised meistrid juba järgmisel nädalal.